Tere! Täna räägime natuke veel Inglismaast. Seekord räägime, kuidas valitsus kommunikeerub seoses erinevate kriisidega ja kuidas ajalehed räägivad erinevatest kriisidest. Praegu keskendume viimastele sündmustele, mis on toimunud Inglismaal. Ütleme kuu lõikes erinevad rahutused, erinevad vägivallad, erinevad tapmised. Ja siis sellest, kuidas toimetused nendest kirjutavad. Ka see nendest rahutustest, mis peale Henry Novaki tapmist toimus. Ja ka kõigest muust. Kui ühiskonnas toimub väga raske vägivallajuhtum, on riigil põhimõtteliselt 2 ülesannet. Esimene on lahendada nagu see päris probleem, selgitada välja, mis juhtus, teatada oht, uurida toimepanija motiivi, hinnata seal ametkondade tegevust ja teha kõik võimalik, et midagi sarnast ei korduks. Hästi loogiline. Teine ülesanne on juhtida avalikkuse reaktsiooni. Ka täiesti loogiline, et inimesed esiteks saaksid infot ja teiseks ei teeks midagi kohutavat, ei läheks mässama, ei läheks kätte maksma ja nii edasi. Need 2 asja ei ole nagu iseenesest vastuolus. Kriisi ajal peab riik vältima paanikat, nagu ma ütlesin, kätte maksu ja süütute inimeste ründamist. Rahutused, autode põletamine ja inimeste kodude ründamine ei muutu nii-öelda õigeks või seda ei saa õigustada lihtsalt sellepärast, et avalikkusel on nii-öelda põhjust vihane olla või et seda tegi sinu, ma ei tea, poliitiline vaenlane või ideoloogiline vaenlane, vahetele. Aga probleem tekib siis, kui teine ülesanne hakkab nii-öelda esimest asendama. Et selle asemel, et küsida, miks vägivald juhtus ja kuidas süsteem selle ära hoidis või ära ei hoidnud, hakatakse küsima, kuidas takistada inimesi nii-öelda juhtunud nägemast, sellest rääkimast ja valede järelduste jõudmast. Millele ma viitan, on siin see, et tööle, et ma lasen lõpuni too. Ühesõnaga, väga rohkem midagi ei ole vaadata. Põhimõte, mis kõikidele jäi silma ja nii-öelda paljus tähelepanu on see, et valitsused ja põhimõtteliselt ametniskond ei olnud sisuliselt, kuidas ma ütlen seda õigesti? Mitte selles mõttes, et ei mõistnud hukka seda sündmust, nad mõistsid. Neid rohkem häiris see, et inimesed nägid seda videot internetis kui see, et see sündmus toimus. Sest kogu probleem on selles, et kuidas need ametnikud, valitsused saavad lubada, et inimesed, tavaliselt vabad kodanikud, räägiksid omavahel ja arutaksid seda sündmust. Ja jõuaksid mingisugust omad järeldustele. Jah, see, mis ma praegu ütlesin, see võib kõlada kahtlaselt ja imelikult, mis mõttes. Inimesed võivad alati rääkida, nii-öelda jõud omadele järeldustele. Aga ei, me oleme nii-öelda, elame natukene teises maailmas, me elame päris maailmas. Ja päris maailmas, kui sa jõuad, kui sa räägid mingitest teemadest ja jõuad teistsugustele järeldustele kui see, mida valitsus ametlikult väljastab, siis oled sa vandenõuteoreetik. Ma tean, see ei ole see sõna, mida see originaalselt tähendas, aga me elame ajastul, kui sõnade tähendused üsna aktiivselt muutuvad. See, mis vanasti oli vandenõuteoreetik, ei tähenda enam seda sama asja. Nüüd on vandenõuteoreetik kõik inimesed, kes kahtlevad
kas valitsuse pressiteates või siis valitsuse seletustes. Kohe, kui sa ei ole nõus valitsusega või sul on oma arvamus, sa oled vandenõuteoreetik. Või siis bad actor või sa oled siis põhimõtteliselt poliitiliselt motiveeritud pahalane. Jah, me elame nii-öelda, kuidas see lemmiksõna on, uues normaalsuses. Ja see on meie uus normaalsus, aga lähme edasi. Et jah, sel hetkel ei käsitleta kriisina enam nii-öelda algset kuritegu. Kriisiks muutub nii-öelda avalikkuse reaktsioon. Just seda mustrit näeme nii-öelda mitmes hiljutises Suurbritannia juhtumis. Eriti selgelt tuleb see välja Belfasti rahutuste kajastamisel. Belfasti rajad. Kuid sama loogikat näeb ka mujal. Millal näidatakse pilte, millal varjatakse kurjategija identiteeti, millal levitatakse, millal nii-öelda leitakse motiiv minutitega ja millal ei suudeta seda nii-öelda nädalate jooksul isegi küsida. Kõlab kõik segaselt ja kahtlaselt, aga ma kohe seletan. Küsimus ei ole nagu ainult ajakirjanduslikus kallutuses, küsimus on laiemas võimumehhanismis. Kes otsustab, mida avalikkus tohib näha? Milline emotsioon on lubatud? Milline motiiv on uudis ja milline motiiv on ohtlik spekulatsioon või siis vandenõu? Ja millal muutub kodaniku soov ise toimunud näha riigi jaoks avaliku korra probleemiks? Räägime siis Belfastist, sest nii-öelda põhimõtteliselt see algne sündmus, mis oli. Et Belfastis toimunud vägivalla juhtumi kohta levis sotsiaalmeedias nii-öelda äärmiselt häiriv video. Kommentaarides kirjeldati juhtunud kui katset rünnata inimest viisil, mis võinuks lõppeda nii-öelda pea maha raimisega. Teise, ühesõnaga Sudaani mees arreteeritud peale seda, kui ta üritas teisel inimesel pea maha raiuda. Aga rünnaku peatasid siis sündmuskohal olevad inimesed, mitte nii-öelda õigel ajal saabunud politsei. Ehk siis rahu Inglismaalt tagab nii-öelda kohalik elanikkond. Politsei enam selliste asjadega ei tegele. Nojah, juhtumine järgmised rahutused. Süüdati autosi ja kahjustati kodusi. Inimesed, kellel ei olnud algse kuriteoga mingit seost, sattusid vägivalla ja hirmu keskele. Seda vägivalda tulebki nimetada nii-öelda vägivallaks. Inimeste vara põletamine ega juhuslike nii-öelda rändetaustaga elanike ründamine ei ole õigustatud poliitiline reaktsioon. Riigil on kohus nii-öelda selline vägivald peatada. Okei, kõik aru saad. Kuid meediakajastuses hakkas algne rünnak kiiresti taanduma. Algne rünnak, mis nii-öelda algatas kõik need rahutused, oli siis seesama pea maha raiumine Sudaani mehe poolt. Ja Belfasti Telegraaf siis kirjeldab, Telegraaf siis ajakiri, kirjeldab toimunut pealkirjaga kui rassistliku vägivalla orgiat. Väga jõuline ja emotsionaalne väljend. Lugejale anti kohe teada, kuidas sündmust moraalselt tõlgendada. Rahutuste kirjeldamiseks leidus väga täpne keel. Oli rassism, oli vihkamine, vägivald, äärmustus ja linna häbistamine rahvusvahelise avalikkuse sees. Ehk siis rahutuste kohta kasutati nii-öelda sõnu rassism, vihkamine, vägivald, äärmustus ja linna häbistamine rahvusvahelise avalikkuse sees. Aga algse rünnaku puhul oli sõnavara nende sama ajalehdel nii-öelda märks tagasihoidlikum. Veel vähem oli näha huvi küsimus vastu, miks rünnak üldse toimus. Mis oli kahtlustatava motiiv? Kas olid varasemad nii-öelda ohu märke?
kas olid varamusel mingisugused ohumärke, kas ta oli seotud mõne ideoloogiaga, keskkonnaga või võrgustikuga? Mida teadsid ametkonnad tema kohta nii-öelda enne juhtumit? Kas seda oleks saanud ennetada? Need ei ole nagu iseenesest, mitte iseenesest, need lihtsalt ei ole rassistlikud küsimused. Need on küsimused, mida uuriv ajakirjandus peaks raske vägivalla kuriteo järel esitama. Kui toimepanija on seotud parem äärmuslusega, uuritakse tavaliselt nii-öelda tema interneti ajalugu, tema lemmikkanaleid, tema poliitiliseid mõjutajaid, perekonda, kooli, sõpruskonda, iga meemi, mida on laikinud viimase 10 aasta jooksul ja nii edasi ja nii edasi. Siis räägitakse radikaliseerumise teekonnast. Kui toimepanija ei mahu sellesse poliitilisse kategooriasse, võib analüütiline uudishimu järsku ootamatult kaduda. Kuritegu muutub üksikjuhtumiks, lihtsalt üks mees tänaval otsustas kellegi teise pea maha raiuda. Ikka juhtub. Motiiv on ebaselge, suurem ja suurem sotsiaalne taust oleks justkui nagu ebaviisakas tee. No, juhtus seal Sudaani mees üritas kellegi pea maha. Juhtus üksik juhtum, midagi ei ole tähtis, kust mees tuli ei ole tähtis. Mis mõtted tal veast mõlguvad ei ole tähtis. Mida ta pere ei ole tähtis. Mitte midagi ei ole tähtis. Lihtsalt üksik juhtum, unustage ära. Selle asemel hakatakse uurima neid, kes juhtunale reageeris. Kes jagab pilte, videosi sotsiaalmeedias. Kes kommenteerib antud sündmust. Või siis nagu mina, kes video teeb selle kohta. Jumal tänatud, ma ei ela Inglismaal. Ja see on esimene oluline nagu kriisijuhtumise võte. Tähelepanu liigutatakse sündmuselt reaktsioonina. Algne kuritegu tekitab küsimusi riigi, integratsiooni, politsei või migratsioonipoliitika kohta. Rahutused võimaldavad neid küsimused asendada lihtsama looga rassismist ja äärmuslusest. Üks probleem nõuab poliitilist vastutust, teine probleem nõuab rohkem politseid, jälgimist ja ma ei tea, interneti kontrolli. Bürokraatia seisukohalt on teine variant märksa meeldivam. Ütleme ausalt, kui see oleks esimene ja ainukene nii-öelda Sudaani mees, kes üritab pea maha raiuda, siis ei oleks rahutusi. Jah, okei, keegi tõesti võib reageerida ja seal politsei arreteerib ta ja siis viisatakse kohe pokrisse. Aga rahutusi ei ole, kui see oleks esimene ja ainukene. Täpselt nagu loo kohta nende kuritegeliku grupeeringute kohta, kes tegelevad laste seksuaal ärakasutamise ja prostitutsiooniga, on otsustanud valitsus teatud teemadel nende silma kinni pigistada. No ja politsei ka. Politsei teatud põhjustel, valitsus ka teatud põhjustel. Miks nendest põhjustest räägime veel kunagi? Aga Belfasti juhtumi üks tähelepanu väärsemaid hetki oli Põhja-Iirimaa nii-öelda esimese ministri Michelle O'Neilli reaktsioon. See on see väike video, mis ma näitasin. Ta nimetas sündmust. See on siis mitte pea maha raiumist. Vabandust. Jah, ta nimetas sündmust ootavaks, kuid lisas, et soovib, et nii paljud inimesed poleks seda pilti või videot näinud. Ikkagi pea maha raiumist räägime. Ja see lause väärib tähelepanu. Mitte sellepärast, et graafilist vägivalda peaks alati piiranguteta levitama. Sellise materjali näitamisel on päris eetilised küsimused. Arvestada tuleb ohvri väärikuse, tema lähedaste ja lastega. Samuti võib kontekstita video tõesti esile kutsuda paanikat või kättevatsu. Aga siin on praktiline küsimus. Kas probleem oli selles, et inimesed nägid moonutatud propagandat või selles, et nad nägid päriselt aset leidnud sündmust? Video ei olnud välja mõeldud karikatuur ega võltsitud tsitaat. See kujutas reaalselt vägivalda.
video oli ilma montaažita, ilma järeldusteta, ilma kommentaarideta, lihtsalt puhtal kujul video asjast, mis toimus. Poliitikute ja ametnike mure keskendus kiiresti sellele, et videot võimendasid Elon Musk, Tommy Robinson ja teised internetinäolised. Neid kirjeldati kui agitaatoreid, kes istuvad mugavalt kodus ja õhutavad pinget piirkonnas, mida nad ise ei tunne. Selles kriitikas võib-olla tõesti on mingi osa tõtt. Internetis leidub inimesi, kes kasutavad igat tragöödiat oma poliitilise leeri mobiliseerimisel. Mõnele neist on ühiskondlik konflikt ärimudeliks. Mida rohkem viha, seda rohkem vaatamisi. Loogiline. Kuid see ei lahenda põhiküsimust. Kui video on ehtne, siis ei kao sündmus ära sellepärast, et ebameeldiv inimene jagas seda. Kui riik keskendub rohkem video levitajale kui videos nähtavale kuriteole, saadab ta avalikkusele väga selge sõnumi. Probleem ei ole ainult selles, mis juhtus, probleem on selles, et te näite seda ilma meie vahendusel. Varem pidi inimene ootama ainult õhtuseid uudiseid, toimetus valis kaadreid, kirjutas teksti, kutsus eksperdi ja otsustas, millise moraalse raamistikus sündmus avalikkuseni jõuab. Nüüd võib juhuslik mööduja võtta telefoni, filmida sündmust ja jagada seda miljonite inimestega enne, kui esimene pressiteade on valmis. See vähendab institutsioonide kontrolli. Inimene ei saa enam ainult ametlikku selgitust, ta näeb kõigepealt toorest pilti ja alles seejärel kuuleb, kuidas talle öeldakse, mida see tähendab. Valitsuse jaoks on see päris probleem. Mitte tingimata sellepärast, et valitsus kavandab mingit suurt vandenõu, vaid sellepärast, et poliitilised institutsioonid elavad kontrollitud kommunikatsiooni peal. Nad vajavad aega, et faktid kinnitada, sõnastus kooskõlastada ja reaktsioon kalibreerida. Nutitelefon ei oota kooskõlastusringi. Seetõttu muutub termin kahjulik sisu väga paindlikuks. Kahjulik ei pea enam olema vale. Kahjulik võib olla ka tõene materjal, mis tekitab ühiskonnas poliitiliselt ebamugava reaktsiooni. Paberil nimetatakse seda pingete maandamiseks. Praktikas tähendab see, et riik tahaks olla ruumis iga kord, kui kodanikud oma vahel räägivad riigi tegevustest. Ei ole ainult inglaste oma. See on ka Saksamaal ja ka minu meelest kõige viimane uudis oli Belgia kohtust, kus oli härra Dries van Langenhoven, oli seal parempoolne aktivist, antimigratsiooni vastu rääkis. Ja põhimõtteliselt ta tegi siis loengu, kus ta seostas suureneva migratsiooni numbri nii-öelda suureneva kuritegevusega ja ühiskondliku korra lagunemisega. Ühesõnaga, Belgia kohus mõistis ta vihakõne eest aastaks vangi, kuna ta seostas massirände, kuritegevuse ja ühiskonna allakäigu. Kuigi kohtunikud tunnistasid tema esitatud statistika ja väited vastasid tõele, mõistsid nad ta süüdi, sest teabe esitlusviis tekitas vaenulikku nemad õhkkonna, mis õhutas viha kaitstud rühmade vastu. Ja sellepärast ongi kõik need seadused, mis ei ole väga spetsiifilised ja väga konkreetsed. Miks nad on ohtlikud? Siis küsimus on, et kui palju viha ta õhutas? Kuidas ta õhutas? Kas ta õhutas niimoodi, et lähme lööme kõik maha? See on üks variant. Teine variant on see, et saadame kõik koju. Sisuliselt ei ole vägivald. Ei juure. Või siis see, et sa pead võitlema oma riigi, oma kogukonna ja oma pere eest. Jällegi, nagu ei ole viha õhutamine, sest küsimus ongi selles, et kui konkreetselt ja täpselt on seadus kirjutatud. Sest kui ta on väga umbmäärane, siis on võimalik nii-öelda aktivistidel, kes on võtnud endale kohtuniku rolli, karistada inimesi asja eest, mis ei vääri karistamist.
aga jah. Oma raamistik tuli esile ka CNN-i loos. See on järgmine lugu. Kõigi tegelikult ei ole järgmine lugu. See on lugu Henry Novakist. Ühesõnaga loos, mille pealkiri rääkis käeraudades üliõpilase surmast ja sellest, kuidas äärmus parempoolsed õhutavad pingeid. Jällegi oli tähelepanu sündmuste järjestus. Noormees oli saanud raskevigastuse. Meie tegelased. Politsei kohtles teda sündmuskohal viisil, mis tekitas inimestes küsimusi. Avalikus ette jõudnud info põhjalt tekkis arusaam, et vigastatud isik pandi käeraudadesse, samal ajal kui teist osapoolt ei käsitletud alguses nii-öelda sama kahtlustatavalt. Põhimõtteliselt alguses ei tehtud temaga mitte midagi. Selle asemel, et pealkiri keskenduks politsei otsusele, vigastuse asjaoludele või sellele, miks olukord nii halvasti lahendati, tõsteti esile äärmus parempoolsed ja pingete õhutamine. See on väga tõhus võtta. Kui avalikkus on vihane, võib valitsus vastata kahel viisil. Ta võib küsida, milline institutsionaalne ebaõnnestumine viha tekitas. Või ta võib küsida, kes viha poliitiliselt kasutab. Esimene küsimus viib vastuseni. Teine viib nii-öelda jälgimiseni, sildistamisele ja kontrollini. Ehk siis kõik need, keda saab sildistada paremäärmuslaseks, ehk siis kõik, kes on tänaval ja olid selle protesti lähedal. Neid võib siis ära sildistada, neid võib hakata jälgima ja neid võib hakata nii-öelda kontrollima. Mõeldakse siis andmete kontrollimist, see on kontrollimine, järgmine on umbes sama asi. Antud hetkel Facebooki kontrollida. Kas sa oled midagi teinud pahasti, oled sa midagi kirjutanud halvasti. Ja jälgmine on see, et mida sa tulevikus teed. Kas sa midagi tulevikus teed. Sama ühiskond, mis mõnel teisel juhul peab avaliku viha kodaniku õiguste liikumiseks, võib siin nimetada seda äärmusluse õhutamiseks. Näiteks Black Lives Matteri protestide ajal käsitleti raevu sageli õigustatud reaktsioonina. Tajutud, mitte päris, vaid tajutud politsei vägivallale. Proteste toimus ka Suurbritannias, isegi ajal, kui riigis kehtisid ranged koroonapiirangud. Seda oli väga huvitav vaadata, kus üks päev uudistes tuleb, et kõik istuge kodus, ärge minge ei vanemale külla, ärge saage tuttavatega kokku, mitte mingil juhul, te olete ühiskonna oht, lähete välja, sisuliselt paneme teid vangi, sest te olete nii ohtlik. Ja kohe järgmisel päeval on see Black Lives Matteri protest ja siis ajakirjanikud, uudistekanalid kõik ütlevad, te peate minema protestima, sest see on õigustatud. See oli siis, isegi poliitik kirjutas sellest, paljud kirjutasid sellest, aga jällegi see on vana teema. Kui see on piisavalt vana, siis inimesed unustavad ära. 6 aastat tagasi, Jeesus küll juures aeg läheb, aga mis seda oligi nii. Et mitmeid kuid räägiti, et ei tohi midagi teha, ei tohi, ja siis järsku öeldakse, et minge, liituge massiprotestiga. Selline tunne, et järsku COVID ei muutunud eriti ohtlikuks. Järsku ta enam ei levinud inimeste vahel. Aga seal oli sul lubatud nii-öelda avaliku viha välja näidata süsteemi vastu. Ma ei ole ekspert. Mina ei tea, miks nad seda lubasid. Aga ilmselt oli vaja. Ja Belfastis järel muutus nii-öelda avalik viha jälle ohuks. Nüüd enam ei tohi. Nüüd olete rassistid ja agitaatorid ja nii edasi. Küsimus ei ole selles, protesti liikumine on õigem. Küsimus on standardis. Kui politsei võimalikku väärkäitumist tuleb ühes korras nii-öelda laialt kajastada ja selle peale
vihastamine on nii-öelda õigustatud, siis miks muutub sama reaktsioon teises olukorras kahtlaseks ja põhjuseks, miks kodanik nagu järel jälgida ja nii-öelda kontrollida nende eelnevaid tegemisi. Kui põhimõte sõltub sellest, kes on ohver, kes on toimepanija ja milline poliitiline leer vihastab, siis see ei ole enam põhimõte. See on tööriist, mida on võimalik selektiivselt kasutada. Probleem on selles, et kui seda on juba ükskord niimoodi kasutatud, siis kui näiteks toimub võimuvahetus ja tulevad teine poliitiline pool võimule, nemad hakkavad täpselt seda samamoodi kasutama. Sest ei ole mitte mingisugust stiimulit või põhjust, miks see tööriist kinni panna. Ja juhul, kui nad ei kasuta, siis nad on lollid ja peale võimuvahetust kasutatakse seda uuesti. Avalik arvamust ei juhita ainult sellega, mida näidatakse. Seda juhitakse ka sellega, kuidas sündmust kirjeldatakse. Üks Guardiani kajastatud juhtum puudutas 3-aastast last, kes sai kriitiliselt vigastada pärast sattumist loomaaia krokodilliaedikusse. Kahtlustatav mees muidugi vahistati tapmiskatse kahtlusega. Pealkirjas kajastatakse seda sellega, et mitte sellega, et niimoodi, et laps lihtsalt sattus krokodilliaedikusse. See on grammatiliselt korrektne, aga see eeldab sündmusest nii-öelda tegutseja. Lihtsalt laps ilmus kuidagi krokodilliaedikusse. Ja muidugi täpsustavalt on kirjutatud, et väidetavalt visati krokodilliaedikusse. Kui ajakirjanikul puudub kinnitatud info, jätta muidugi olema ettevaatlik. Süütuse presumptsioon ei kao sellepärast, et sündmus on kohutav. Probleem ei ole ettevaatlikkuses. Probleem on selles, et ettevaatlikkus on väga valikuline. Mõnes juhtumis avaldatakse nagu kahtlustatava pilt, võimalik motiiv, poliitiline taust ja sotsiaalmeediakontod ja kõik, teda kuulas ja vaatas ja jälgis peaaegu kohe. Siin isegi kasutatakse ühte sama pilti. Peaaegu. Jah, see on põhimõtteliselt üks pildiseeria samast kohast, samad inimestega, lihtsalt erinevatel päevadel. 26 juuni on selline pilt, 1. juuli on selline pilt. Siukene tunne nagu erinevatel päevadel oleks käinud, seal ei ole. 19. juuni, see on kõik ühel sama päeval tehtud pildid, lihtsalt erinevatel päeval. Aga puudub pilt isikus, kes kuriteo nii-öelda toime pani. Antud juhtumis on meil lihtsalt nagu mingi mees, mingi intsident ja laps, kes sattus kuhugi. Ühes olukorras on iga detail avaliku huvi küsimus, teises olukorras kajastab iga detail endast nii-öelda võimalikku pingeallikat. Ka vaimse tervise teemat kasutatakse sageli vestluse lõpetamiseks. Kui kahtlustatav ei ole võimeline ülekuulamisel osalema, võib see olla meditsiiniliselt põhjendatud, kuid see ei peaks lõpetama küsimusi selle kohta, kas inimesel oli varem tõsiseid probleeme, kas ametkonnad teadsid neist ja miks ei olnud võimalik ohtu nii-öelda ennetada. Eriti kummaline näeb see välja ühiskonnas, kus internetis tehtud postitust võib käivitada kiire politseireaktsiooni, eriti veel Inglismaal. Kuid päriselus ohtliku inimese puhul selgub pärast katastroofi, et süsteemil ei olnud piisavalt vahendeid. Suurbritannia tahab olla maailma kõige turvalisem koht lastele internetis, aga päriselus on asi veidi keerulisem. Kriisi ajal ei juhita ainult fakte, juhitakse ka emotsioone. Pärast terrorirünnakuid või muidu ideoloogilise vägivalla juhtumid ilmub meedias sageli leinav pereliige, kes kutsub inimesi üles ühtluse, rahule ja sellele, et vihkamisele ei lastaks võita.
selline reaktsioon võib olla täiesti siiras ja inimlik. Mõni inimene vastab tragöödiale annetuse, usu või sooviga vältida uut vägivalda. Aga inimlikud reaktsioonid ei ole kunagi nii ühetaolised, nagu televiisorist paistab. Mõni inimene tahab rahu, mõni tahab vastuseid. Mõni nõuab poliitikute tagasiastumist, mõni on vihane, mõni tahab toimepanijat karistatakse võimalikult karmilt. Kõik on normaalsed reaktsioonid. Aga miks me kuuleme peaaegu alati ühte kindlat emotsionaalset registrit? Selle selgitamiseks ei ole vaja uskuda organiseeritud vandenõusse ega niinimetatud kriisi näitlejatesse. Piisab valikumehhanismist. Pärast tragöödiat pöörduvad perekondade poole ajakirjanikud, arstid, psühholoogid, erinevad vabaühendused ja mitmesugused tugiorganisatsioonid. Paljud neist teevad vajalikku ja head tööd. Leinavad inimesed vajavadki abi. Kuid neil institutsioonidel on sageli ka oma keel. Räägitakse ühtsusest, kogukondade kaitsmisest, vastutusest ja vajadusest vältida vaenu. Inimene, kes on šokis ja kellel puudub varasem meediakogemus, võtab loomulikult vastu talle pakutud sõnastuse. Seejärel teeb oma valiku meedia. Kui ühe rünnaku järel on kümneid või sadu ohvrite lähedasi, ei ole võimalik neid kõiki etesse tuua. Toimetus valib inimesed, kelle sõnum sobib loo üldise tooniga. Rahulik, lepitav ja süsteemile mitte ohtlik sõnum jõuab eetrisse. See on üks näide sellest. That is why we are calling on the government to treat knife crime as a national emergency. Tulemuseks inimene, kes nagu nimetab poliitikuid vastutavaks, nõuab tagasiastumisi või esitab ebamugavaid küsimusi, võib lihtsalt valikust välja võtta või välja jääda. Tulemuseks on mulje, et kõik moraalselt õiged ja normaalsed inimesed reageerivad ühtemoodi. Need, kes reageerivad teisiti, jäävad väljaspoole austusväärset avalikku ruumi. See on pehme võim. Keegi ei pea keelama vihast isa. Piisab sellest, et talle ei anta mikrofon. Avaliku reaktsiooni juhtimine ei piirdu enam meediaga. Ühes Suurbritannia sõnavabadust käsitlenud artiklis väideti, et internetipostituste edasijagamista naljade ja piltide tõttu vaistatakse kuni 30 inimest päeva. 30 inimest päevas. Kõik sellised juhtumid ei ole võrdsed. Internetis tehakse, ütleme ka niimoodi, et päris tapmisähvardusi. Jälitatakse näiteks mingisuguseid endiseid partnereid, partner, poiss, tüdruksõpru ja nii edasi. Endisi abikaasasi. Korraldatakse sihitud ahistamiskampaaniaid ja riigil on kohustus inimesi sellise tegevuse eest kaitsta. See on kõik väga tõsi. Aga kui tõsised ähvardused, solvavad meemid, ebatäpsed poliitilised väited ja maitsetud naljad satuvad sama nii-öelda ebamäärase kategooria all, tekib võimule väga lai sekkumisruum. Ja siin ei pruugi lõplik süüdimõistmine olla isegi see peamine eesmärk. Protsess ise võib olla juba karistus. Kujutage ette, et inimese ukse taha saabub mitu politseini. Naabrid näevad seda, perekond ehmub, inimene viiakse jaaskonda ja ta peab tööandjale midagi selgitama ning tema nimi seotakse avalikult politsei uurimisega. Hiljem võib juhtum lõppeda süüdistuseta, aga mainekahju on juba tehtud. Naabrid ei mäleta enam, et menetlus lõpetati. Nad mäletavad politseiautosi, reidi ja nii edasi. Selline jõustamine, võis öelda, politsei jõu kasutamine, õpetab ühiskonnale väga lihtsa õpetunni. Isegi kui sinu väljaütlemine ei vii süüdimõistmiseni, võib su elu mõneks ajaks väga ebamugavaks muutuda.
Enamik inimesi saab vihjest aru. See ongi pehme tsensuuri praktiline mehhanism. Kõiki ei pea karistama. Piisab mõnest nähtavast näitest, et ülejäänud hakkaksid ise oma kõnet piirama. Ametlikult on eesmärk turvalisus. Praktiliselt suurem riigi õigus otsustada, milline emotsioon, pilt, nali või poliitiline üldistus tekitab vastuvõetamatut riski. Kõige selgemalt tuleb standardi valikulisus välja siis, kui võrrelda Belfasti juhtumit Edinburghis toimunud väidetavalt moslemi vastase rünnakuga. BBC-s kirjeldati viimast moslemi vastast rünnakut kiiresti kui võimalikku moslemi vastast rünnakut. Kahtlustatava pilti või videot levitati ametlike kanalite kaudu. Peaminister reageeris kiiresti, nimetas juhtunud vastuvõetamatuks, väljendas toetust ohvritele ja ütles, et moslemi vastast vihkamist ei sallita. See on iseenesest normaalne poliitiline reaktsioon, kui inimesi rünnatakse nende usu või päritolu tõttu ja riik sellele reageerima. Aga nüüd tuleb võrdlus. Belfasti rünnaku ajal, see meie tädikesed, ministrikesed, öeldi, et vägivaldse videolevik oli ohtlik, sest see võis õhutada pingeid. Aga Edinburghi puhul muutus video levitamine osaks avalikust hukkamõistust. Ametlikud kanalid levitasid ja mõistsid hukka ja tahtsid, et kõik inimesed seda näeksid. Belfasti puhul ei olnud kahtlustatava motiiv pikalt selge või vähemalt ei tõusnud see avalikus kommunikatsioonis kesksele kohale. Edinburghi puhul nimetati võimaliku moslemi vastane motiiv üles väga kiirelt. Võib-olla videos ka seal midagi meesterahvas rääkis, aga mis sa vahetame? Pikas, suuremas plaanis. Edinburghi, Belfasti puhul hoiatati spekulatsioonide ja interneti agitaatorite eest. Edinburghi puhul oli poliitiline tõlgendus olemas peaaegu kohe. Võimalik, et nende juhtumite tõendid olid erinevad. Võimalik, et Edinburghi juhtumis oli motiiv kohe selgem, seda tuleb ka arvestada. Kuid just seetõttu oleks vaja läbipaistvat põhimõtet. Millal tohib vägivaldset videot näidata, millal tuleb see eemaldada, millal võib motiivi oletada, millal tuleb oodata, kuni ametlikult öeldakse. Millal peab peaminister reageerima, millal piisab kohalikust politseist. Kui vastus sõltub alati sellest, millisesse poliitilisse loosse juhtum sobib, siis ei ole meil neutraalset kriisikommunikatsiooni. Meil on narratiivide hald. See on see hea asi, mida Ursula soovib teha. Hallata narratiivi. Suurbritannia ei ole Nõukogude Liit ja tänapäevane meediakeskkond ei ole totalitaarne tsensuurisüsteem. Aga mõned mehhanismid on tuttavad. Varem otsustas riik, milline sündmus kahjustab ühiskondlikku korda ja milline sündmus näitab süsteemi vaenlase kurjust. Ühe kuriteo puhul vaikiti identiteet ja motiiv maha, sest see võis õõnestada usaldust süsteemi vastu. Teisel puhul levitati pilte kõikjal, sest see tugevdas süsteemi moraalset sõnumit. Varem nimetati ebamugavaid inimesi provokaatoriteks või rahvavaenlasteks. Nüüd on nad agitaatorid, äärmuslased, kahjulikud mõjutajad või desinformatsiooni levitajad. Varem kontrolliti trükikoda. Nüüd kontrollitakse nähtavusi, algoritmi, platvormi ja juriidilist riski. Juriidilise riski all ma mõtlen seda, et kaevatakse kohtusse või ähvardatakse kohtuga väljaandeid, kes või platvorme, kes levitavad ebasobivat infot. Vorm on muutunud, aga instinkt on sama. Riik ei taha ainult korda, ta tahab kontrollida ka seda, millise tähenduse avalikus millist infot avalikkus saab. Sellisest süsteemist võidavad eelkõige institutsioonid. Poliitikud saavad vältida küsimusi oma varasemate otsuste kohta, ametkonnad saavad suunata tähelepanu võimalikelt vigadelt interneti agitaatoritele, meedia säilitab oma rolli tõlgendajana. Vaba MTÜ-d ja eksperdid saavad juurde kriisi juhtimise, vastu propaganda ja
kogukonda kaitsmise projekte. Platvormidel saab kehtestada uusi kohustusi. Politsei saab laiema õiguse sekkuda kõnesse, vaba kõnesse enne, kui kõne muutub päris vägivallaks. Aga kes maksab? Esiteks, tavaline kodanik, kellele öeldakse, et ta ei tohi usaldada oma silmi ilma ametliku konteksti. Teiseks ohvrid, kelle juhtumit kasutatakse pigem kommunikatsiooniprobleemina kui võimalusena uurida süsteemi läbikukkumist. Kolmandaks, kogu ühiskond, sest valikuline läbipaistvus hävitab usaldust. Kui inimesed näevad, et ühes juhtumis näidatakse pilte ja teises neid varjatakse, hakkavad nad uskuma, et varjamise taga peab olema midagi veel hullem. Kui motiiv leitakse ühe rünnaku puhul minutitega, aga teise puhul ei küsita seda üldse, tekib kahtlus, et vastus on teada, kuid seda ei taheta öelda. Kui legitiimset viha koheldakse ainult ühe poliitilise leeri privileegina, hakkavad teised tundma, et neid ei esindata. Nii ei vähendata radikaliseerumist. Nii toodetakse seda juurde. Belfasti rahutuste puhul ei ole mõistlik valida kahe vale vahel. Me ei pea õigustama rahutusi, süütute inimeste ründamist ega rassilist kollektiivset süüd. Aga me ei pea ka nõustuma sellega, et algse vägivalla põhjuste uurimine, video nägemine või ametkondade kritiseerimine on iseenesest äärmusus. Toimiv riik peab suutma teha mõlemat. Ta peab peatama vägivalla ja ta peab ausalt uurima, miks sündmus või rahutused vallandusid või üldse toimisid. Ta peab kaitsma vähemusi kättemaksmist ja ta peab kaitsma kodanike õigust küsida, kas migratsioon, integratsioon, politsei või vaimse tervise poliitika töötab. Ta peab piirama päris ähvardusi, aga ta ei tohi muuta ebamugavat arvamust ähvarduseks lihtsalt sellepärast, et arvamus kahjustab valitsuse mainet. Kõige ohtlikum hetk saabub siis, kui riik hakkab uskuma, et ühiskondlik stabiilsus sõltub sellest, kui vähe inimesed näevad ja kui täpselt nad räägivad. Sest inimesed ei lõpeta küsimust, nad lihtsalt lahkuvad avalikust ruumist ja lähevad kohtadesse, kus keegi neile enam midagi ei selgita ega kontrolli. Seal, kus saab toorest info, toorest videosid, toorest pilte, ilma kommentaari. Aga seal ootavad neid päris propagandistid, päris äärmuslased ja inimesed, kellele iga tragöödia on võimalus viha müüa. Institutsioonid ütlevad, et nad vajavad rohkem kontrolli, sest avalikkus ei usalda neid. Aga väga sageli ei usalda avalikkus neid just seetõttu, et nad tahavad liiga palju kontrolli. See on Suurbritannia nende juhtumite nagu suurem õppetund. Kui põhimõtted muutuvad koos toimepanija ja ohvri identiteediga, ei ole neid põhimõtted. Need on kommunikatsioonivahendid. Kui tegelik kuritegu muutub kõrvalteemaks ja avalikkuse reaktsioon põhiteemaks, ei juhita enam ainult kriisi. Juhitakse poliitilist tähendust. Ja kui riik hakkab käsitlema reaalsuse nägemist ohuna, siis ei ole tema suurim probleem enam sotsiaalmeedia. Tema suurim probleem on see, et inimesed on hakanud märkama mustrit. Jätke meelde, lapsed. Te väärite seda valitsust, mis teil on.